Tere, noored ajaloolased! Varauusajal polnud Euroopa kirikuelu enam endiselt ühtne. Reformatsiooni tulemusel lõhestus Lääne-Euroopa kristlik maailm eri konfessioonideks. Skandinaavias, Põhja-Saksamaal ja ka siin Eestis sai valitsevaks luterlus. Madalmaades ja Šveitsis kalvinism ning Inglismaal anglikaani kirik. Lõuna- ja Kesk-Euroopas jäi peale katoliiklus, samal ajal kui Ida-Euroopas ja Venemaal oli kindel positsioon õigeusul. Hoolimata sügavatest erinevustest tassisid kõik need voolud endaga ühist vundamenti, usku kolmainu Jumalasse ning Piiblisse. Muu maailmaga suhtlemisel hakkas eurooplastel kujunema ka ühine kristlik identiteet. Ent oma kodumaal peeti usulist ühtsust riigi püstipüsimise aluseks. Seetõttu nähti usulistes vähemustes tihti suurt ohtu riigi julgeolekule. Varausajal olid riigivõim ja kirik põimunud tihedamalt kui kunagi varem. Valitsejad nägid kirikus ühiskondliku korra tagajat, sest kirik õpetas alamatele kuulekust, alandlikkust ja riigiseaduste täitmist. Kuna ajalehti ega internetti polnud, loeti uued seadused ja valitseja käsud ette pühapäevasel jumalateenistusel. Nii jõudis infoga kirjaoskamatu talupojani. Usuliste vastuolude tõttu puhkesid aga verised ususõjad, millest suurim oli 30-aastane sõda. Valitsejate ideaaliks oli, et riigis kehtib vaid üks usk. Teise usutunnistusega inimesi kiusati taga ning nad pidi tihti oma kodumaalt põgenema. Alles 18. sajandil hakkas valgustusajastu mõjul levima mõte usulisest tolerantsusest. Teadmisest, et eri usku inimene võib samuti olla riigile truu ja hea alam. Kas teadsite, et haridus, haiglad ja vaeste hoolekanne polnud varauusajal üldsegi riigi, vaid just kiriku hallata? Katoliiklikes maades tegid seda tööd eriordud. Eriti oluliseks kujunes 1540. aastal asutatud jesuiitide ordu. Jesuiidid panid tohutut rõhku kõrgetasemelisele haridusele ning asutasid koole ja ülikoole üle terve maailma. Ka Eestis rajati Poola võimu ajal Tartu jesuiitide kolleegium. Protestantlikes maades saadeti kloostrid laiali ja sotsiaalhoolekanne läks ilmaliku võimu kätte. Sellegipoolest hoidsid kirik ja vaimulikud kooliõpetuse sisul ja trükistelt teravalt silma peal. Katoliiklikus maailmas koostati isegi rangelt keelatud raamatute nimekirju, et vältida kirikule ebasobivate ideede levikut ühiskonnas. Liitrava igapäevane usk oli varausajal segunenud vanade maagiliste uskumuste ja ebausuga. Nähtusi, mida teaduslikult seletada ei osatud, näiteks haigusi, ikaldust või komeete taevas, peeti Jumala karistuseks või kurja käetööks. See oli ajastu, mille Euroopat laastasid sünged nõiaprotsessid. Nii katoliku kui luteri kirik võitlesid ebausu ja saatanaga sõlmitud lepingute vastu. Nõidumises süüdistati sageli vaeseid ja kaitsetuid inimesi. Euroopas hukkus nõiaprotsessides umbes 100 000 inimest. Eestiski peeti nõiaprotsesse 16. sajandist kuni 19. sajandi alguseni välja. Alles hariduse levik ja valgustusajastu järk-järguline tulek viisid selliste kohtuprotsesside kaotamiseni ja teaduse võidukäiguni. Ida-Euroopas oli võimsaim õigeusklik riik Venemaa, kus Moskvat hakati nimetama chiaroscuro stiilis 3. Roomaks. 17. sajandi keskel viis patriarh Nikon läbi ulatusliku kirikureformi, et parandada liturgia raamatuid ja kombeid. See aga tõi kaasa pühitsetud kirikulõhe, inimesi, kes keeldusid uuendustest ja soovisid hoida põlisi traditsioone, nimetati vanausulisteks. Kirik ja riik hakkasid neid karmilt taga kiusama. Pääsemiseks põgenesid paljud vanausulised Venemaa äärealadele ning ka siia Eestisse,
eelkõige Peipsi rannikule. Peeter I ajal muudeti aga õigeusu kirik täielikult riigivõimu tööriistaks. Kaotati patriarhi ametikoht ja kirikut hakkas juhtima ilmalikest ametnikest koosnev püha sinod. Luterlikus maailmas tekkis 17. sajandi lõpus liikumine nimega pietism ehk vagadusliikumine. Pietistid leidsid, et usk ei pea olema vaid kuiv kirikus käimine, vaid sügav isiklik kogemus. Selleks aga pidi iga inimene suutma ise piiblit lugeda. Just pietismi mõjul hakati Eestis panema suurt rõhku rahvakoolidele. Liivimaa kirikujuht Jakob Fischer kehtestas 1739 aastal koolikorralduse, mis nõudis kõigilt 7–12 aastastelt lastelt lugema õppimist. Lugemisoskus oli vajalik leeri pääsemiseks ja laulatuseks. Nõnda kujunes Eestist piirkond, kus kirikukorralduse tõttu saavutas talurahvas laialdase lugemisoskuse palju varem kui mitmel pool mujal Euroopas. 18. sajandil jõudis Eestisse Saksamaalt teinegi mõjukas liikumine, Herrnhutlus ehk vennaste koguduste liikumine. Erinevalt saksa mõisnikest ja kaugeks jäänud pastoritest olid herrnhutlaste jutlustajad sageli lihtsad käsitöölised ja talupojad, kes rääkisid inimestega kui võrdne võrdsest. Herrnhutlased asutasid Eestis esimesi laulukoore, õpetasid talurahvast kirjutama ning võitlesid joomarlusega. Tuntuim eestlasest herrnhutlane oli Michael Ignatius. Samas hävitasid nad ka eestlaste vanu torupille ja ohvrikohti, pidades neid patuseks. Herrnhutluse vendlus ja võrdsus inspireerisid talupoegi nõnda tugevalt, et seda peetakse üheks oluliseks aluseks eestlaste hilisemale laulutraditsioonile ja emakeelsele haridusele.